Sa oled kuulamas podcasti Elukindel, tuumakat saadet enesearengust ja elumuutustega toimetulekust. Minu nimi on Karl Teichmann ja minuga koos on siin Maria Tammesalu. Tere, Maria! Tere, Karl! Tänase saate teemaks on perfektsionism ja kuidas see perfektsionism keerab sinu elu tuksi? Just. Ja seda lauset ütlevad 2 taastuvat perfektsionisti. Nii et me teame, millest me räägime ja me räägime täna sellest päris põhjalikult. Ja ei tasu arvata, et me ainult räägime sellest, et kuidas siis perfektsionism elu tuksi keerab, vaid me ikkagi lõpuks jõuame ka selleni, et kuidas siis nagu teisiti teha. Nii et kui sind seal teise pool kõnetab see sõna perfektsionism kas või natukene, siis tasub täna kuulata. Eriti, kui sa arvad, et sina nüüd küll perfektsionist ei ole, sellepärast, et võib ilmneda, et sinus on see üksjagu. Just täpselt. Aga siis, lähme teele ja hakkame otsast pihta. Me oleme seda perfektsionismi teemat siis uurinud üsna pikalt. Ei ole vähe tähtis, et see on meie 20. episood, mis tähendab, et meil on väike juubel. Juhuu! Yes. Aga nagu me oleme juba märganud, siis need nulliga lõppevad episoodid ei taha liiga lihtsalt tulla. Ja selle episoodi valmimine on ka võtnud veidi kuidagi rohkem planeerimist kui mõne teisega. Aga kaua tehtud kaunikene. Ja kuidagi, kui me selle teema ette võtsime, siis meile tundus, et sellega läheb kuidagi nagu kiiremini. Aga selgus, et oli vaja seda arutada ja seedida ja reflekteerida ja panna kokku tegelikult mitu allikat ka. Ja nii on meil siin täna laua peal siis täiuslikkuse lõks, see on võib-olla see raamat, millest see meie teekond nagu natuke alguse sai ja inglise keeles kannab ta nimetust Perfection Trap ja ta on oluliselt kuidagi inglisekeelsena rohkem sellise kaanekujundusega, mis annab ära seda sisu ka, et siin eestikeelsena võib-olla läheb veidi kaotsi pildis, aga selline ta on. Ja teine on hüva enesetunde efekt. Ja nii jaotuski, et mina lugesin siis seda täiuslikkuse lõksu ja Karl luges seda hüva enesetunde efekti. Panime 2 asja kokku ja nii ta meil valmis. Jah, ja tänane saade on siis segu meie oma kogemusest, tähelepanekutest elu ja klientide osas ja pluss siis nende 2 raamatu selline süntees. Ehk et me ei lähe mööda neid raamatuid niimoodi ideaalselt, vaid me lihtsalt paneme seda kõik kokku. Ja kes siis võib-olla soovib ennast nende raamatutega harida, siis me julgeme soovitada, et lugege inglise keeles, kui vähegi võimalik, sest need eestikeelsed tõlked ei ole kõige paremad, aga kannatavad lugeda, aga inglise keeles on kindlasti paremad. Inglise keelsena ta lihtsalt kuidagi tabab seda õiget kohta paremini, et kui sul see vähegi sobib, siis proovi inglise keelset. Jaa, aga hakkame siis sellest osast peale, et kes see perfektsionist üldse on? Ja kuulaja võiks siin korra mõelda, et kes see perfektsionist siis on. Ja et kas sinul hea kuulaja vaata seal teisel pool on ka võib-olla selline tunne, et kas minus on selle perfektsionisti, ei ole, kui kaugel või lähedal ma sellele teemal olen. Aga üldiselt kipub ju nii olema, et kui me mõtleme selle peale, et keegi on perfektsionist, siis meile tuleb silme ette mingi kindel inimtüüp, et see on mingi selline monk, et ta on hästi selline korrektne, auto on puhas, riided on hästi klanitud, liigutus on hästi mõõdetud, kõik on selline hästi täiustik. Aga tegelikult see on see mõnes mõttes selline lõks, kuhu on lihtne langeda, sellepärast, et see jätab selle mulje, et see on mingi kindel inimtüüp. Ja kui sa peeglisse vaatad, siis võib olla sul see tunne, et aga mina ju selline ei ole. Ja seetõttu ma ei ole ka perfektsionist. Et mida me tahame tegelikult öelda on see, et perfektsionism on ikkagi mingisugune omadus, mis on skaala peal. Nii et sa oled rohkem või vähem perfektsionist. Ja me saamegi nüüd vaadata, et mis siis selle perfektsionismi nagu moodustab ja mis on need komponendid, millest siis igaüks, ma arvan, et teist võib ennast rohkemal või vähemal määral ära tunda. Ja, et on siis selline mõtlemise ja käitumise segu, millest see spekter siis moodustub ja millele me ühiselt jõudsime ka, et tegelikult keskkonnal on siin hästi oluline mõju ja selle üle võib vaielda, et kui suur see keskkonnamõju on. Aga või et kui suur on siis see osakaal, mis meiega siis kaasas sünnib kuidagi sellest perfektsionismist ja kui palju siis meie ümbritsev meid selliseks kujundab. Et ilmselt mõlemat. Jah, sest kindel on ju see, et üks pool on see, et millise kasvatuse me oleme kodus saanud, kuidas meid koolis on koheldud ja nii edasi elus,
aga teine pool on tõesti see, et kuidas me aju töötab ja millised sellised nii-öelda kalduvused meil looduse poolt on inimesena kaasa antud. Et need meid ka ikkagi tõukavad teatavasse perfektsionismi. Just, ja mis seal perfektsionismi taga siis istub, on siis tegelikult hirm, eks ju? Jah, ja hirmuga koos on alati ärevus. Just. Nii et need on tegelikult sellised baastasandil, need 2 emotsiooni, mis saadavad inimesi, kes tahavad olla perfektsionistlikud. Et neil on pidev hirm ja ärevus. Sest kui sa tahad asju täiuslikult teha, siis on ju see, et sul on pidevalt nagu see tunne, et sa ei taha ebaõnnestuda. Ja see paradoks on ikkagi selles, et ega see täiuslikkus ju kunagi ei saabu. Ja isegi kui sa tead, et see täiuslikkus ei saabu, siis sa ikka tahad täiuslikult teha. Ja see ei pruugi nagu päästa sind sellest perfektsionismi lõksust, et isegi kui sa nagu teadvustad, et täiust ei ole olemas. Ja, et sisuliselt see perfektsionismi teekond on siis selline, kui seda kõndida, et sa oled juba ette läbi kukkunud, sest et õnnestumine ei olegi kunagi võimalik, sest see täiuslikkus tõesti kunagi ei saabu ja see teadmine, et see kunagi ei saabu, võib olla siis see, mis seda veelgi enam tiivustab ja veelgi enam lõkkele lööb. Ja ma ise hakkasin mõtlema ka perfektsionismi kontekstis seda, et ma arvan, et teist kõigist, kes te seda praegu kuulate, te teate, ma arvan, et peaaegu kõik teavad kedagi, kes on öelnud, et ma siin ikka päris nagu 10 ei paneks, et et alati saab ju paremini. Ja see on väga eestlasik ja kuidagi see on väga norm ja nii on ju normaalne mõelda. Aga et millest see ju tegelikult siis räägib, eks ju? Just, et see räägib nagu tegelikult võimatu poole püüdlemisest. Ja minu meelest jumala lahe metafoor on see, et kõik lapsevanemad teisel pool, olge tervitatud, kes te olete jää ja multikat pidanud vaatama 10 kordi, siis te teate, et seal on see orav, kes ajab taga seda tammetõru. Ja kes ei ole see multikat vaadanud, siis tõesti üks neist tegelastest seal selline kõrvaltegelane ongi üks orav, kes ajab taga oma tammetõru. Aga kogu aeg selle tammetõruga on see jama, et see hetk, kui ta hakkab selle kätte saama, siis see lipsab tal alati käest ära. Ja isegi ühes osas, kui ta selle lõpuks kätte saab, siis juhtub tohutu suur õnnetus seetõttu. Nii et selle perfektsionismiga on tegelikult täpselt see sama lugu, et sa ajad taga midagi tohutult ihaldust väärselt enda jaoks, aga iga kord, kui sul on tunne, et nüüd on perfektne, siis jälle sa leiad, et oi näe, selle riide esemel on ikka mingisugune ebe on peal, või näe, see auto, see on peaaegu täiuslik auto, aga vaata see viimane kurvatuur siin, see ei ole nagu päris see ikkagi. Et sa alati leiad selle asja, mis rikub nagu sinu jaoks lõpuks selle ära. Et see ongi sellise võimatu unistuse tagaajamine. Ja selles mõttes selle perfektsionismiga alati kaasneb mingisugune jäikus, et sul ongi mingisugune arusaam, et kindlal viisil asju tehes ma jõuan selle unistuseni. Ja siis sa nui 4 teed kindlal viisil asju. Aga tegelikult elu kogu aeg näitab sulle seda, et seda ei saabu kunagi, seda sinu tammetõru. Ja siis üks viis, kuidas see saab siis sinu elus olla, on näiteks üleoptimeerimine. Ehk et püüdes kõike igas ajahetkes nagu perfektselt tasakaalu panna, kodu, töö, sport, sõbrad, välimus, ma ei tea, mis siin veel on, Karl, et mida kõike. Lapsed. Jah, eks ju. Et olla nagu kõiges perfektne ja leida siis ideaalne tasakaal, aga mis on tõde, kas tasakaalu päriselt on olemas? Ja milles see tasakaal siis päriselt saab seisneda? Ja tegelikult seda tasakaalu otsinguid kannustab tihti ka tõesti see, et see on see, mida meedias hästi palju räägitakse. Inimesed räägivad ka see, et ma otsin oma elus tasakaalu või et on vaja leida elus tasakaal. Aga kui see läheb selliseks väga maniakaalseks, siis see tõesti muutub selliseks optimeerimismänguks, et sa loodad kõik eluosad nagu tasakaalu saada, et igal hetkel kõik on täiuslik. Sest et kui sa sotsiaalmeediat vaatad, siis sul võib olla mulje, et teistel nii on. Just, ja siinkohal ma tahaks nagu alla joonida selle koha ka võib-olla, et tasakaalu otsimises ei ole midagi halba. Küsimus on selles, et milline on sinu teadlikkus selles, millistes kohtades oled sa valmis mööndusi tegema, järeleandmisi tegema ja tunnistama ja kui palju sa oled valmis tunnistama, et tasakaal on midagi püsitut.
just, et see püsituse aspekt, et noh, nagu päriselt, kui me tasakaalu püüame hoida, siis me peame ennast kogu aeg liigutama selleks, et me suudaksime tasakaalu hoida. Et me ei ole kunagi nagu seda punkti, et me saame nagu seisma jääda, sest nii kui me seisma jääme, siis tegelikult tasakaal kohe kaob ära. Aga see perfektsionistlik unelm ongi selles, et me saame justkui mingisse punkti lõplikult seisma jääda ja siis on see maapealne taevas saabunud. Ja, et see on ikkagi see mingisugune tasakaalu illusiooni püüdmine. Ehk et mitte tunnistades, et tasakaal ongi see hoidmise mäng või? Jah, et see žonglöörimine ise on nagu see tasakaal tegelikult. Mitte see, et sa saad nii, et sul on pallid korra on kõik friisinud ära õhus. Just, et nad just peaksid õhku seisma jääma. Ja hästi oluline osa sellest perfektsionismist ongi see, mis me alguses ütlesime, et selline hirmu ja ärevuse tunne, aga kus kohas see ka tuleb ja kuidas me selle ise võimendame, on see, et kui me näiteks püüame oma elu väga optimeerida ja me näeme, et see ei õnnestu ja meil on tunne näiteks sotsiaalmeedia pealt, et teistel see jube hästi õnnestub, siis me hakkame ennast süüdistama, aga mis mul viga on? Temal on ju kõik täiuslik. Vaata, lapsed on alati pestud ja puhtad, kodu on korras, sõidab uhke autoga, elab villas, käib puhkuse reisidel, aga miks mul see ei õnnestu? Ja võt see enese süüdistus, see kaevab aina sügavamale sinna sellisesse meeleheita auku. Ja lõpuks see viib sellisesse kohta, kus elu ikka muutub väga mustaks ja masendavaks. Jaa. Ja siis võib-olla järgmine ilming, selline kas kõik või mitte midagi, et kui ma ei suuda seda täiuslikult teha, siis ma parem jätan tegemata. Just. Et see on hästi-hästi levinud ja ma arvan, et teie, kes te seal teisel pool kuulate ja vaatate, võite ka korraks oma elu peale mõelda, et kui palju sinus on seda ja mis elu valdkonnas sellist mõtlemist, et ma nüüd kas teen täiega ja kuidagi lõplikult ja täielikult ja täiuslikult või siis ma ei tea üldse. Hästi populaarne on ju uusaasta lubadused ja see vana hea jaanuari sündroom. Ehk siis 31. detsembril antakse suuri lubaduse, et nüüd uuest aastast hakkan tervislikuks. Lähen trenni, hakkan kohe õigesti toituma, hakkan kohe magama, kõik asjad. Ja mis juhtub? Seda näitab ka statistika, et põhimõtteliselt esimese 2 nädalaga siis spordiklubid on taas tühjad peale uue aasta algust. Et see ongi see, et on kuidagi selline suur kujutlus ja unelm, et ma ühe hetkega alustades niimoodi prauhti suudan kõik asjad järsku ideaalselt ära teha. Ja et see hoog kannab mind lõputult. Ja taaskord, kui see ei õnnestu, siis tekib kuidagi selline alaväärsuse tunne, ma ei saanud hakkama, et tema on 20 aastat trennis käinud, ma ei saa aru, kuidas ta seda teeb, aga näeb, mina ei saanud hakkama, ju siis trenn pole minu jaoks. Ja tegelikult selles ilmingus peitub kõige suurem perfektsionismi lõks ka, mis tuleb siit raamatust ka ilusti välja. Perfektsionismile kalduvad inimesed jätavad tegelikult väga palju asju elus tegemata. Sellepärast, et hirm läbi kukkuda on nii suur, et see sisuliselt takistab kas või uuele töökohale kandideerimist. See takistab mingi suurema projektiga alustamist või üleüldse mingi projektiga alustamist. Et see tegelikult tundub värbamisel üks selline nagu tore miinus, et kui ta ütleb, et minu küsimuse peale siis värbajana, mis võiks kõlada umbes nii, et mis on sinu suurim nõrkus või selline nõrk koht, eks ole, või sinu sellised miinusküljed ja kui ta siis vastab, et ma olen tegelikult perfektsionist, et siis see on tegelikult olnud aegade jooksul üks selline asi, mida värbajad justkui hindavad. Ja see ei ole jälle minu välja mõeldud, vaid seda on nagu uuritud ka, et perfektsionismi mainimine on üks alus inimese töölevõtmiseks ka tihti olnud. Tegelikult need inimesed on need, kes jäävad oma arengus kinni pahatihti. Et alguses see tundub küll, et ta on nii tubli ja teeb kõik ilusti ära, aga ta teeb ära selle piirini, kus ta tegelikult tunneb ennast ka nagu mugavalt. Et kui ta peab hakkama siis midagi teisiti tegema, uutmoodi tegema, uusi samme tegema, mingeid ettepanekuid tegema, kus on oht läbi kukkuda, siis ta tegelikult hakkab neid edasi lükkama. Ja tekib see edasilükkamise sündroom jällegi siit pealt, millest võiks ka eraldi saate teha, et kuidas see edasilükkamine siis käib.
ja vaata see teine pool on ju see ka, et nagu siin mainitud, et see perfektsionism muudab inimese hästi jäigaks, et peab kindlal viisil asju tegema, sest nii tundub, et saab täiuslikult tehtud, eks. Aga kui inimene on hästi jäik oma ametis, siis see tähendab seda, et koostöö teistega on palju keerulisem, kui organisatsioonis on mingi muutus, siis ta ei tule nendega kaasa, ta hakkab seal vastu pusima, et kokkuvõttes see koostöö kannatab hästi palju lihtsalt selle pärast. Ja kui me räägime ka läbipõlemisest, siis perfektsionistina on väga lihtne läbi põleda. Tean omast käest, olen selle teinud, läbi põlenud. Püüdsin kõike täiuslikult teha, ei õnnestunud. Ja siis püüdsin teist korda veel, ikka ei õnnestunud. Ja siis mul on hea näide oma elust, kuidas minu vanema mind kasvatas, mis tegelikult viis mind ka mingil hetkel sinna kohta, et kas kõik või mitte midagi. Ja ma ei olnud sellest nagu väga teadlik, ma sain sellest alles täiskasvanuna hiljem, üsna hiljuti tegelikult aru, et see mõtteviis on mind sinna viinud. Ja see mõtteviis oli see, et kui midagi teed, siis tee korralikult. Sisuliselt see tundub nagu innustamine ühelt poolt, et kui sa oled juba selle töö ette võtnud, et tee siis see korralikult nagu lõpuni, on ju. Ja sellega ma olen nõus. Aga teisalt on seal juba peidetud etteheide ka. Et kui sa ei suuda seda korralikult teha või kui sa ei suuda seda teha ette nähtud viisil või kui sa ei suuda seda teha sellisel viisil, nagu sa nüüd täpselt mulle lubasid, on ju, siis see on läbikukkumine, ehk siis see ei ole selline 5 palli skaalal 3,5, vaid see on 0. Et see tulemus on juba nagu 0. Ehk et see ongi kõik või mitte midagi. Täpselt. Ja see on üks koht, kuidas selline keskkond, kus me kasvame, niimoodi vaikselt süstib meisse neid perfektsionismi algeid. Ja ma loen siit raamatust, sellest Hüva enesetunde efekti raamatust mõned näitelaused ette, mis siis võiksid illustreerida sellise inimese kuidagi keelelist kasutust, kes siis kaldub perfektsionismile. Ja siin on väga ilusad laused, et perfektsionism kõlab nii. Ma ei saa alustada enne, kui tean, kuidas seda täpselt teha. Hakkan pihta, kui kõik pusletükid on olemas. Ma pean täna kõigega ühele poole saama. Hommikused tegevused, töö, tervislik toitumine, trenn, kvaliteetaeg partneriga, hoolimine, vabatahtlikuna tegutsemine ja piisav magamine. Kas ei kõla mitte elu üleoptimeerimisena? Olin täna nii ametis, aga ette näidata pole mitte midagi. Ja kui ma ei saa selle õigesti teha, ei tee seda ma üldse. Ja siis see lõputu õige ja vale otsing. Ja. Veendumus, et üldse on mingi õige olemas, siis selle lootusetu tagaajamine ja pidev pettumine. Üsna nagu kurb. Just. Ja üks neist ilmingutest, kui me oleme siin rääkinud, et üks on selline elu üleoptimeerimine, siis teine on selline kõik või mitte midagi mõtlemismuster, selline mustvalge, siis kolmas, ja seda ma tean omast käest nagu ülihästi, on toksiline võrdlemine. Ja mida see põhimõtteliselt tähendab on see, et ma kogu aeg otsin mingid võrdlusbaasi siin elus teiste inimeste tegevuste pinnalt ja võrdlen selle pealt, et kas ta tegi paremini, kas ma tegin paremini ja püüan kuidagi enda sees üle trumbata. Ja pidevalt siis nagu tunnen ennast halvasti, sellepärast et mulle tundub, et ma ikka ei teinud piisavalt hästi. Ja reklaamiminutid siinkohal. Kui sa ei ole kuulanud meie episoodi Tribal Leadershipi tasanditest ja just see episood, kus me rääkisime 1., 2. ja 3. tasandist, siis see on nüüd see koht, kus, kui sa oled selle saate ära kuulanud, mine kuula seda ka, sest et see 3. tasand on täpselt see võrdlemise koht. See on tegelikult see koht, kus sul ei ole julgust teha asju omamoodi, leiutada viise, eksida, kukkuda ja minna edasi. Sul jääb alati sellest julgusest puudu. Ja selle turvatunde loomiseks sa siis sisuliselt lood endale seda illusiooni, et mingi ideaalne on üldse võimalik ja tegeled kogu aeg enda võrdlemisega. Lõputult. Ja nagu psühholoogid on öelnud, siis tegelikult saab võrrelda nende ülespoole ja allapoole. Ehk et sa saad ennast siis kas kelleski paremaks pidada või siis kelleski halvemaks pidada. Aga kokkuvõttes ei ole vahet, kumpa pidi sa teed, sest lõpetad sa ikka õnnetuna. Et seal ei ole nagu sellist võitmise kohta absoluutselt. See on alati selline kaotus, on sinna sisse kirjutatud. Ja, et siit ikka tahaks tuua selle lõpliku ja lõputa mängu teema ka sisse, sest me ikka ilma vimkadeta ei saa, et me nagu seda otseselt kokku leppinud, et see nii võiks minna see jutt täna, aga ikkagi kuidagi tahaks, et kas elus üleüldse saab võita?
just. Et kas elus saab mingi, lõpus antakse preemia, et jube hästi tegid, parim olid nagu selles elus. Et võib-olla ma korraks siis selgitan seda Maria viidet ka, et Maria siis viitab Simon Sinekile, kes omakorda võttis seal 1980-ndatel ilmunud raamatus selle kontseptsiooni, et on olemas lõpuga mäng ja lõputa mäng. Et näiteks lõpuga mängu näited ongi sportmängud, et sul on kindel algus ja lõpp, sul on teatud reeglid, sul on teatud viis, kuidas selle mängu saab võita. Teatud kindlad mängijad. Just. Aga lõputa mäng on näiteks elu, abielu, töö. Sa ei saa selle mitte kunagi võita. Ja ainus viis nii-öelda võitmiseks ongi nagu see, et sa jätkad kogu aeg mängimist. Et sa ei lahku sealt mängust. Et see on ainus viis kuidagi siis selle nii-öelda skoori teha. Just, ja et kui tundub isegi, et see elu võiks olla lõpuga mäng, et selle lõpp on nagu surm, eks ju, siis tegelikult tuleb siin välja suumida ja öelda, et aga tegelikult elu läheb edasi lihtsalt ilma sinuta. Et siin tuleb keegi teine mängi asemele lihtsalt selle koha peal, on ju. Ja me ei tea, kes või kuidas, mil viisil. Ja kui sa usud ümbersündi, siis sa mängid edasi lihtsalt järgmises kehastuses. Ja. Et nii võib ka. Aga ma loen mõned laused siit raamatust ka selle toksilise võrdlemise kohta. Ja siin on öeldud siis nii, et ta on minust palju tugevam, noorem, saledam, rikkam. Kõik need suurepärased omadused, ainult need kuuluvad kellegi teisele. Ja see on minu meelest täiega klassika. Ma olen see nii palju klientidelt kuulnud. Tema on nii palju saavutanud, aga mina tammun ikka siin samas. Ma tean, et võrreldes teistega peaksin olema tänulik. No see on minu meelest selline lause, mida võib põhimõtteliselt üle päeva kuulda kellegi käest. Et see ongi see, et kui inimene nagu tunneb, et tal on kehv olla, siis ta tõmbab ennast veel rohkem alla sellega, et aga Aafrikas on näljahäda, mis mina siin üldse hädaldan? Et ei luba endale oma sellist nii-öelda nõrkust ja haprust selles hetkes. Siis arvasin, et mul läheb kenasti, aga vaat ometi, kui palju kaugemal sõber minust on, tuleb välja, et mul ei lähegi nii hästi. Maria, miks sa must nii palju parem oled? Täitsa kohutavine. Ja siis viimane. Pole mingit mõtet uue toitumisviisi, trenni või tööprojektiga alustada, sest et ma ei tee seda sama hästi kui teised. Et kui sul sellised mõtted peast läbi käivad, siis sa saad tegelikult nüüd ära tunda selle, et see on toksiline võrdlemine. Ja võib-olla sa ei olnudki endale siiamaani teadvustanud, et see tegelikult ei too sulle mingit kasu, see selline mõtlemisviis. Et võib-olla sa isegi arvasid, et see on kannustav. Et ma peangi ennast kannustama sellega, et kogu aeg püüdlen millegi poole. Aga siis sa mängid selle orava mängu ja ajad kogu aeg seda tammetõru taga. Ja nagu sul oravaga läks, ta ei saanud selle kätte. Jaa, ehk et kui tuua siia sisse korraks mingisugune võidujooksu kontekst, et millal üldse sellised nagu võistluse peale millegi tegemine võiks nagu olla õigustatud, siis kui me kõik saame aru, et see on siuke lõpuga mäng ja see mäng lõpeb siin ja mingis teises kohas meid tegelikult ei saa võrrelda. Nii nagu, ma ei tea, lõpuks ei saa Pirne ja Õunu võrrelda, eks ju, või Jänest ja Skorpioni, eks ju. Et tegelikult samamoodi, et see, et me ühes aspektis suudame mõõtu võtta, see on lihtsalt üks aspekt ja see on lihtsalt mäng. Just. Ja tead, mul täiesti eksprompt tuli üks näide. Ma mäletan, hiljuti vist Instagramis või kuskil ma kohtasin ühte videolõiku ühest pressikonverentsist, kus oli vist korvpallur, kelle käest küsiti. Ajakirjanik esitas sellise küsimuse, et hooaeg oli just läbi saanud, et selle hooajal sul ei läinud kuigi hästi. Kas sa pead seda hooaega läbikukkumiseks? Ja siis see korvpallur lihtsalt võttis 2 käega peast kinni, ohkas, natuke kogus ennast ja siis tegelikult vastas hästi sügavalt. Ja ta ütleski nagu seda, et ta ei vaata nagu seda ühte hooaega tegelikult. Ta vaatab kogu oma karjääri. Et mõni hooaeg on selline, kus ta on tipus, mõni hooaeg on selline, kus ta on põhjaseks. Aga kokkuvõttes ta näeb, et iga kord ta on jälle mingi sammu edasi liikunud oma arengu kaare peal. Et see ongi nagu see, et millist pilti sa vaatad. Et kui sa vaatad selle ühte sihukest kitsast väikest pilti, väga lihtne ennast läbikukkujana tunda. Aga kui sa vaatad seda tervet elukaart, siis sa näed, et tegelikult ma alles olen oma arengu alguses. Ja see on normaalne, et see hooaeg ei läinudki hästi. Kui saab üldse öelda, et ei läinud hästi. Ma midagi ikka õppisin ju. Jaa. Siis pöördume nüüd rohkem selle Maria raamatu poole.
kust on siis pärit need perfektsionismi ilmingud vol 2. Ja vaadatuna siis selle nurga alt, et kus on siis probleem, kus on viga, et kus see mõtte areng või selline mõtte liikumine on siis teinud nagu vea ja eksinud ja kus siis tuleks tegelikult natukene teha siis ümbersättimist ja sättida see mõte jälle uuele rajale. Ja see viga võib olla kahes kohas, et see saab olla siis kas vigane suhe iseendaga või selline vigane suhe teistega. Ja siin on sisuliselt siis 3 erinevat varianti. Ja esimene on siis enesekeskne perfektsionism, mis ongi siis hästi selgelt vigane suhe iseendaga. Ja see on siis liigne enesekriitilisus ja liigne püüdlikkus ja selline lõputu võistlus iseendaga. Kestev rahulolematus, enesepidev täiustamine ühelt poolt ja materdamine siis teiselt poolt. Ja käib selline laveerimine seal vahel. See on ka ülemõtlemine ja kõikide igasuguste tööde tegemiste edasilükkamine, see, millest meil juba juttu ka oli, on ju. Ja siin on nüüd selline trikk, et kus see lõksukoht siis on, et need inimesed võivad tegelikult väga erakordseid asju saavutada, aga nad ei lase endal seda edu üldse kogeda või nad ei tunnista seda edu, et sisuliselt nad panevad justkui nagu kõrgushüppes uue lati, hüppavad sealt puhtalt üle ja ütlevad, et aga see ei ole ikkagi veel midagi, et see ju ikkagi veel maailmarekord ei ole, on ju. Siis nad teevad mingi järgmise asja, panevad sealt puhtalt üle, et aga tegelikult siin on veel ruumi veel panna nagu kõrgust juurde, on ju. Ja kogu aeg siis käib mingisugune üle tõkke hüppamine aru andmata, et et normaalsega võrreldes oleks see juba täitsa kosmos tulemus, on ju. Aga et kas üldse on vaja nagu võrrelda. Aga pidev selline enda pisendamine ja halvustamine siis ka. Ja selle kõike saadab tegelikult selline krooniline rahulolematuse tunne. Et vahet ei ole, kui palju ma teen, mida iganes ma ka ei saavutaks. Ikka on see tunne, et ikka ei ole piisav. Et siin on olnud piisavalt näiteid ka sellest, et mingid inimesed on, ma ei tea, Oscarid võitnud. Kodus on mitu Oscarit kamina peal. Ja siis küsitakse seda käest, et et kuidas siis nagu tunne on, siis et ma ei tea, minu meelest ma pole üldse hea näitleja, et ma olen ikka täitsa läbi kukkunud, on ju. Et teised on nagu öelnud ja hääletanud ja kõik su asju teinud ja filmid on miljoneid ja miljoneid sisse toonud, aga näe, pole mitte midagi. Ja võib-olla kui sa kuulajana siin kuulad ka ja mõtled võib-olla ka oma kollektiivi peale, siis ehk tunned ära mõne tegelase, kelle puhul on ka see, et ükskõik kui palju teised teda ei kiida, tegelikult tal on nagu siuke teflon kiht, et ta ei võta üldse seda sisse ja ta tegelikult isegi ei kuule seda. Et ta tegelikult tõrjub kõik need head sõnad, tunnustuse, kõik selle nagu endalt eemale. Ja tal võib olla ka väga piinlik mingit tunnustust vastu võtta, et mis on huvitav ja täiesti paradoksaalne, et see ongi püüd täiuslikkuse poole lihtsalt selleks, et pesta ennast puhtaks häbist ja piinlikkusest selle üle, et ei olda täiuslikud. Sest see, et ma olen siin selles töös võib olla väga hea, aga te ju ei tea, kuidas ma tegelikult elan, on ju. Või aga mul on mingi 100 asja, tegelikult ei ole nii hästi, on ju. Just, aga see ongi see, et 100 asja on enda peas, mitte keegi teine ei näe sinna pea sisse. Et inimene enda peas on alaväärne, aga tegelikult kõik need saavutused ja see, kuidas elu välja paistab, on nagu täiesti teistsugune. Ehk siis, kui tahta mingit väga sellist jämedat ühendusjoont tõmmata, siis võikski öelda, et kus siis on varasemas elus, ma ei tea, kas siis päritoluperes näiteks ikkagi sisse kodeeritud see, et ma ei ole piisav, ma ei ole vastu võetud ja ma pean kogu aeg hullult nagu pingutama ja et ma olen ainult täiuslikuna nagu vastu võetav. Ja kui me rääkisime siin praegu Oscaritest ja mingitest täiesti tõkkejooksudest ja asjadest, võib-olla see on nagu keeruliselt äratuntav, et on raske oma eluga seost luua, aga ma toon lihtsalt sükse näite, kuidas see võib mikrotasandil avalduda ja kuidas see minu elus näiteks siiamaani avaldub, et ma enam ei pane endale seda üldse pahaks. On näiteks kirjavigade näide. Mul on täiesti võimatu ja talumatu teha kirjavigu. Kui ma teen kuskil kirjavea, siis ma selle parandan alati ära. Olgu see kas või paganama Messengeri sõnumis. Ja kui on mingisugune selline rakendus, mis ei luba pärast neid sõnumeid
muuta, see on piin kuubis, siis ma olen eriti hoolikas. Ja ma mäletan, vanasti oli ka see, et kui rohkem oli käsitsi kirjutamist, et kui näiteks, ma ei tea, pastakas kuidagi kohati kirjutas ebaühtlaselt, siis ma alati tegin see tähekoha üle, on ju, et see pidi olema ikka selline, nagu mulle tundus, et ta on õige. Ja see tundub nagu justkui mitte midagi, on ju. Aga tegelikult see on nagu üks sümptom sellest, et seal pinna all on nagu selline püüd selles osas, et noh, ikka kõik peab täiuslik olema. Ja, ma toon kohe näite. Minul on täna umbes 2 korda käinud see mõte peast läbi, et kas mu lause oli nagu selge üldse või et ma kuskil nagu koperdasin mingi sõnaga või noh, et sa võid praegu kuulajana mõelda, et kas sa tegelikult nagu, kas see kuidagi häiris sind praegu üldse varasemalt, kui ma ei oleks seda praegu maininud, on ju. Aga see enesekeskne perfektsionism on väga nagu keeruline vorm, kõige keerukam nendest, sest et siin on võib-olla raske aeg-ajalt ka nagu vahet teha, et kelle jaoks ma mingeid asju taga ajan. Ja siin on just see fookus siis ise endal, et et see lõputu võistlemine ja võitlemine ka nagu ise endaga. Aga sellel võib-olla vahel raske vahet teha, me kohe liigume edasi, siis võib-olla saate natuke täpsemalt aru, mis ma mõtlen. Aga eneseväärtus on siis seotud siin hästi selgelt saavutamisega ja pideva saavutuse lihvimisega ja tegelikult vahet pole, võidki tuua 3 Oscarit koju, ikka ei ole piisav. Ja mis siis on need sümptomid keha tasandil, mis siis tekkida võivad sellisest mõtteveast? Ärevus, anoreksia, rahulolematus oma kehaga, enesetapumõtted loomulikult, sellepärast, et milleks üldse eksisteerida, kui ma selline läbikukkuja siin olen, eks ole, ja samm enne siis depressioon ka. Nii et see on põhimõtteliselt selline lõppjaam, kuhu sellised elades jõuab. Ja see on nagu suht kindel, et siin ei ole midagi vaielda. Sest see ongi see, et kui sa lakkamatus hirmus ja ärevuses elad, siis sa lõpuks jõuad ikka musta auku. Et sa võid olla ükspuha nagu kui suurte ideaalidega ja kui palju tahta siin elus kuidagi ära teha, aga kui see mõttemoonutus sind juhib, siis kokkuvõttes sa jõuad ikkagi musta auku. Ja, aga siis lähme järgmise perfektsionismi liigi juurde, milleks on sotsiaalse survega perfektsionism, kus siis on vigane suhe teistega ja seda tõukab siis tagant keskkond. Selles peitub uskumus, et teised ootavad meilt täiuslikkust. Ja jällegi siin on korraks see koht iseenda üle ka mõelda, et mis mind tõukab võib-olla mingeid ekstra pingutusi tegema, et kas see on nagu mingi sisemine sund rohkem või see on ikkagi kuidagi vale eeldus, et teised mingisugust täiuslikkust siis ootavad. Näiteks võib see väljenduda nii, et kui ma ei vasta mõõdupuule, saan hävitava hinnangu, ehk siis siin on see arvustamise illusioon, et kogu aeg arvad, et teised arvavad sust midagi. Aga noh, nagu elu näitab ja see vana terapeutide nali, et mis siis toimub, kui 10 inimest istub ringis üksteise poole nägudega esimest korda, kõik mõtlevad, aga mida teised minust mõtlevad. Ehk siis kõik tegelevad tegelikult ise enda kohal olemise teemaga ja keegi ei jõua tegelikult teise välimuse või olemuse peale suurt mõelda. Ja siin peitub siis eeldus, et teised ootavad minult täiuslikkust. Vajadus siis ka enda puudusi teiste eest varjata. See on suur pingutus, et olla keegi teine. Kui keegi mäletab vana Snickersi reklaami, mis kusagil seal, ma arvan, 90-ndatel juba oli, et ära ole keegi teine, ole sina ise. Ja kui sul on kõht tühi, siis söö midagi. Kas Snickers on parim valik, see on iga enda otsustada, aga jaa, et kui sa oled kellekski teiseks muutumas, siis märka seda ja tee sellega midagi. Ja muidugi sotsiaalse survega perfektsionismi selline minu meelest üks kõige suuremaid lõkse olla kõik kõigi jaoks. Tundub nii suur koorem. Ja see ongi, sest kogu selle protsessi käigus me ehitame enda inimestele sellise valemina, ehk et sellise nagu maski tõmbame ette ja me arvamegi lõpuks, et see olemegi päriselt meie ise. Tegelikult me oleme täiesti ära unustanud ja kaugenenud enda sellisest tõelisest olemusest, et mida mina tegelikult siin elus tahan. Mis on päriselt nagu minu tahtmised ja soovid.
et kui ma ainult joondun teiste asjade tahtmiste ja soovide järgi, isegi kui teised ei väljenda seda, ma oma peas mõtlen, et keegi teine tahab ja ma siis teen tema hüvanguks justkui midagi, siis see on ka selline vale mina, sellepärast et ma ei lähtu iseenda sellisest algsest teadlikust soovist. Ja, et see driver minu sees ei ole mitte valmistada rõõmu, vaid nagu kedagi teenida ilma, et ta seda teenimist nagu vajakski, on ju. Või oleks palanud, jah. Jaa. Ja, et siin on ka see aitamise lõks tegelikult, et ja kui sa juhtumisi kuulad ja oled selline inimene, kes teeb mingit sellist tööd, kus sa teisi palju pead nagu aitama juba professionaalselt, et siis sa võid mõelda ka, et kelle või mille jaoks sa seda ikkagi teed. Ja mitte, et ükski motiiv oleks otseselt nagu vale, vaid et lihtsalt see teadlikkuse koht, et mis ma ise kuidagi sellest saan ja miks ma seda teen. Ja, ja vahet ei ole, kas sa oled, ma ei tea, juhiabi, sotsiaaltöötaja, politseinik, päästja, arst, coach, superviisor, terapeut, mis iganes aitaval elukutse sa töötad, siis see teadlikkus sellest, et mis see sinu motiiv on, mis sind tõukab tegelikult seda tööd tegema, on hästi oluline. Sest see tihti nagu määrabki selle, et kas sa põletad ennast läbi või sa teed oma tööd sellise armastuse ja teadlikkusega. Sest et kui sind tõukab sinna seda tööd tegema mingi selline asi, kus sa otsid täiuslikkust, kus sa tahad mingisugust mineviku häda justkui heaks teha, näiteks mingid ülekohust, mis on sulle lapsena osaks saanud, siis, ja sa tahad maailma nii-öelda täiuslikuks ja paremaks teha, et kunagi keegi teine ei peaks kannatama seda, mis sa oled läbi elanud, siis see tähendab seda, et sind juhib selline nii-öelda tume motiiv ja see tõukab sind olema keegi teine ja mitte märkama seda, et kus sa tegelikult ise tahtmatult üle pingutad. Ja siis juhtub nagu see Snickersi reklaamis, et tegelikult tuleb see mingi piist, tuleb sinu sees välja või selline loom nagu pääseb alla ja tegelikult see ei ole enam sina ise, eks ju, vaid et see nagu üle võetud mõnes mõttes on. Ja. Kas te ei tahagi päästmist? Jaa, et kui sa, Karl, mäletad, meie väljaõppes oli ka see teema, et see kõlab võib-olla veidi mitte poliitkorrektselt, aga et kõik vanamütid aitame üle tee, on ju. Et vahet pole, tahad või taha, on ju, aga siit me lähme praegu, sest et mina tean, mis sulle on hea, on ju. Et okei, sina tead esiteks, mis talle on hea, aga kas sa seda tead ka, mis sulle on hea või et kes sa üldse oled, et sa seda otsustasid praegu. Ja miks sa üldse hakkad kõik üle tee aitama? Just. Ja, et see on põnev. Ja siis natuke jagaks ka neid sümptomeid, mis siis kehas tekivad, kui sa sellele sotsiaalse survega perfektsionismi lainele oled oma elus sattunud. Taaskord enesetapu mõtted, samas üksildustunne, sest et kui sa ju teiste soovidele ei vasta mitte kuidagi moodi, kuidas sa saad siis nendega koos olla, et mure tuleviku pärast, tohutu tunnustusvajadus, ka halvad suhted, ülemõtlemine, enesevigastamine, oluliselt kehvem tervis teatud hetkedes ja madal enesehinnang. Ja nagu ennegi öeldud korduvalt, see heade kavatsustega sillutatud tee viib ainult sinna musta auku. Ja siia veel juurde ka, et ma nüüd põimin kokku selle enesekeskse perfektsionismi ja sotsiaalse survega perfektsionismi, et siis enesekeskne perfektsionism võimendab sotsiaalse survega perfektsionismi mõju ja kõik need vaimsed häired siis ka, see sagedus siis suureneb ja et siis intensiivistuvad selle võrra. Nii et kui sa oled seda tüüpi inimene, kes tundis ennast nagu mõlemas punktis ära, siis võib-olla võiks siin veel rohkem tähelepanu pöörata sellele, et tegelikult võib-olla kõik need püüdlused ei ole väga mõistlikud ja tasuks üht koma teist maha jätta. Loobumise jõud. Jah. Nii, ja siis on meil kolmandat tüüpi perfektsionismi jaotus sineks. On teiste keskne perfektsionism. Ja taaskord vigane suhe teistega, aga see on nüüd kuidagi väljapoole suunatud, et kui see sotsiaalse survega perfektsionism oli see, et ise pean muutuma, ise pean paranema ja teiseks saama ja keegi teine olema, siis teiste keskne perfektsionism on see, et te kõik olete sellised ja te peate rohkem pingutama. Ja teised peavad olema täiuslikud. Mulle on see väga tuttav. Siiani tegelen sellega.
väga keeruline ja see ongi keeruline, et pärast me räägime sellest ka, et kuidas siis nii-öelda aidata endal välja kasvada sellest. Aga see teeb elu kohutavalt keeruliseks, kui kogu aeg on selline tunne, et teised inimesed on ebakompetentsed. Sellepärast, et siis on lõputult see tunne, et ma pean ju kõik üksinda ära tegema, sest teised ei saa hakkama. Nad ei tee seda ju nii hästi, kui mina teen. Ja kokkuvõttes ma põletan ennast sellega läbi, sellepärast, et ma võtan endale liiga suure koorma ja tegelen asjadega, mis tegelikult ei ole üldse minu asjad, mida ma ei tee võib-olla üldse nii hästi, kui keegi teine seda teeks. Ja ma pean tohutult pingutama selleks, et see niimoodi enam-vähemgi ära teha. Ehk siis see on see halvas mõttes spetsialisti sündroom. Kõik spetsialistid olge kiidetud, kui te teete oma asja, millest te olete nagu päriselt head, on ju, aga siin on küsimus selles, et ma teen ära enda töö, siis ma teen ära selle Karli töö, sest see on üks laisk ja lohe ja üldse ei oska neid asju teha nii, nagu meil siin asjad käivad. Ja siis ma teen veel selle Malle ja Pille töö ka ära, sellepärast, et noh, need ka ju ei mõika üldse, on ju. Et keegi ju siin tiimis peab neid asju tegema, on ju. Ja selles mõttes, et ega puhkust pole vaja, et ma teen nädalavahetusel ka, et muidu jääks ju töö tegemata. Jah, et teen ise, siis on kindel, et on tehtud. Aga see tegelikult, mis seal juhtub, on see, et just kui aitan teisi, aga tegelikult sean ennast kõrgemale positsioonile, sest mina olen ju kompetentsem, mina ju tean, kuidas neid asju teha ja teised tunnevad selle ära ja nad ei taha väga sinuga suhelda, kui sa niimoodi nendega käitud ja nad ei taha ka neid asju teha enam sellepärast, et aga kui sa nii tark oled, siis tee ise. Jah, et miks ma peaks tegema, kui sa niikuinii üle teed ju? Ja, et seal jääb siis puudu, sest päris aitamisest ja päris toetamisest, ehk sellisest nagu elutervest altruismist, see kaob sealt ära. Seal tekib vaenulikkus, usaldus kaob ära loomulikult nendes suhetes, kuidas sa saad kedagi usaldada, kes sulle tegelikult puid alla paneb ja ütleb, et sa oled mingi täielik mõttetu, on ju, üldse ei saa siin asjadega hakkama. Ja mis veel? Madalam seksuaalne rahuldatus tuleb ka sealt, sellepärast, et ma ei ole kunagi teistega kuidagi, ma ei ole nagu rahul sellega, mis keegi teine mulle pakkuda saaks. Ja kokkuvõttes selle taustal ongi selline habras enesekindlus, sa oled pidanud valvel, sellepärast, et jumala eest ma pean kõik maailma pealt üles leidma ja neid osutama neile ka veel. Ja siis selline ründan esimesena ise, sellepärast, et nii on õige, ma pean ikka asjad paika panema. Ja sealt tulebki selline vaenulikkus ja kõik see muu. Ja halvad suhted ja hästi oluline osa, ülikeeruline, millega ka enda sees hakkama saada, on agressiivsed sundmõtted. Ehk et pidevalt oma peast ketrab see, et keegi tegi jälle midagi valesti, miks ta nii loll peab olema, kuidas ta sellega hakkama ei saa. Et see on täiesti kohutav, ma olen sündinud ebatäiuslikku maailma, miks ma pidin siia sündima. See on lõputu ring ja see on nii stressirikas, et mõni ime, et lõpuks jõuad sinna, et on sein vastas. Ja miks ma naeran, sest et noh, kes ei oleks seda kohanud, on ju. Et, absoluutselt. Sest me oleme taastuvad perfektsionistid. Ja, aga noh, et nagu teistpidi ka, et kuidagi tulevadki mingid olukorrad nagu ette, kus keegi ongi sellisel moel nagu käitunud. Ma tahaks öelda, et see teistekeskne perfektsionism ikkagi aeg-ajalt laieneb ka nagu vanematele suhetes lastega, et me vahel nagu ootame, et nad oleks sellised ideaalsed täiskasvanud juba, sest et aga kõike muud ju funktsioneerib nagu peaaegu täiskasvanu, et miks ta siis nüüd sellest aru ei saa. Aga siis me unustame ära, et see ajukene ei ole veel välja arenenud, sealt ei saa oodata kõike seda, mida võib-olla tahaks. Et see on ka ikkagi omal moel ju perfektsionismi lootus, et miks ma pean siin praegu olema. Jah, et see tundub kuidagi, eriti kes on teismeliste laste vanemad, tundub kuidagi nagu vahest ebaõiglane. Täiesti ebaõiglane. Aga päriselt, see ongi selline tunne kuidagi, et ta saab ju 90% oma elust hakkama. Ja siis mingitel päevadel lihtsalt ta muutub täiesti beebiks jälle oma käitumiselt ja mõtlemiselt, et mis toimub. Et kuidas sa nüüd hakkama ei saa. Et see on väga keeruline koht, et kuidas nagu ennast hoida seal rahulikuna ja sellisena, et vanemana adekvaatne oleksid. Aga üldiselt, kui ma kuulasin siin meid ka samal ajal arutamas praegu selle teema üle, et siis siin ikkagi jälle viitan selle tribal leadershipi osale, kus me rääksime esimesest, teisest ja kolmandast tasandist, et siin on ikkagi see enda habras enesekindlus, teismeliste teema on natuke nagu võib-olla kõrvalteema, aga et kui me teistelt täiskasvanult, et ikkagi kogu aeg nagu
ootame, et kuidas nad ei mõtle nagu meie ja kuidas ta juba aru ei saa ja kuidas ta ei saa seda tehtud ja kõik see muu, et siis tegelikult seal taustal räägib meie enda kehv enesekindlus, mis paneb meid teisi arvustama, mis ei luba meil tegelikult näha teises peituvat jõudu, võimekust, vägevust, positiivseid omadusi, vaid me lihtsalt näeme ainult neid auke, sest nii nagu me rääkisime projektsioonide osas, täna kõik kuidagi klikib kokku, projektsioonide osas, mis iganes see number oli. See oli vist 4 äkki. Minu meelest oli 4 osa. Ma isegi ütleks 11 äkki võis see olla. No ei tea. Ühesõnaga. Miks me märkame viga teistes ja mitte endas, oli see pealkiri midagi sellist. Et seal me ju rääkisime ka sellest, et kui sa seda nagu teises märkad, siis taipa ära, et nüüd ma tegin teises nagu mingi märkamise, äkki see on minus. Noh, et äkki ma tegelikult kritiseerin alateadlikult endas seda sama omadust. Just. Ja ikkagi, see on selline allpool julguse taset funktsioneerimine. Jah. Et pidevalt ongi nagu halb olla lihtsalt, sellepärast, et teised on laisad, lollid ja lohakad ja hakkama ei saa. Ja mulle lihtsalt vahepeal meenus üks see klassikaline lause, mida ma arvan, et paljud teist on võib-olla ise öelnud ja kindlasti kuulnud, on see, et kui mina saan, siis kuidas sina ei saa? Et see on nagu lihtsalt tõesti klassika, võib seina peale panna. Et ainult tundub, et maailm peabki olema selline, nagu see inimene arvab, et see maailm on. Jah, et kui mina saan hakkama, siis sa peaksid ka ju. Mis siis, et sul käsi küljes pole. Jah. Ja need võivad ka metafoorsed käed olla, et vaimne ja emotsionaalne võimekus ja nii edasi. Ja mis siis tegelikult saab öelda 3 selle tüübi kontekstis siis nagu üldistatult ongi see, et kordan ennast, et see on see allpool julguse tasandit funktsioneerimine, et selle asemel, et olla julge, teha asju sellisel veidral moel, nagu sina neid asju teed, olla see veidrik, kes sa olla tahad ja kes sa olla võiksid, selle asemel sa püüad mingisugust etaloni püüda, aga üllatus, seda etaloni ei ole olemas. Jah, ikka see tammeltõru ei saa kätte. Just. Aga kuidas siis teisiti, Karl? Jah, tõesti, aitab küll. Me oleme rääkinud sellest, et must auk. Mudas ujunud juba tükk aega. ja et tegelikult see ongi hukatuse tee. See perfektsionismi viisil perfektsionistina elamine. Jah, et see on selline hukatuse tee. Aga kuidas siis teisiti? Ja ma tooksin välja sellise eristuse, milleni ma jõudsin siin Mariaga arutelude käigus ja niimoodi omaette mõtiskledes. Ja ma olen väga uhke selle üle, sellepärast, et minu meelest on väga oluline eristus. Et kui me räägime perfektsionismist, siis inimesed tahavad olla täiuslikud. Ehk ühelt poolt on täiuslikkus, aga need, kes siis saavad aru, et see perfektsionism ei ole elus mingi lahendus, vaid hoopis see, mis meid hoiab kuskil kinni, nad mõistavad seda, et elus on hoopis oluline terviklikkus. Nii et meil on siin täiuslikkus ja terviklikkus. Ja mis seal siis see vahe nagu on? Kui me räägime täiuslikkusest, siis me räägime sellisest fantaasiast elu ja maailma osas, et sa elad hästi palju oma peas, sul on see tunne, kuidas asju peaks tegema, kuidas asjad peaksid käima, kuidas mina peaksin olema, kuidas teised peaksid olema. See on selline fantaasia maailm. Versus terviklikkus, kus sa oled maandatud sellises kehastunud olekus. Ehk et sa tunned iseennast kindlana sellena, kes sa oled. Ja sa tajud siis ennast ja ennast ümbritsevad terviklikuna. Ja terviklik tähendabki just seda, et seal ei ole oluline see, et kõik need pusletükid on paigas ja et kõik on nagu justkui olemas, nagu selles perfektsionistlikus unelmas on. Vaid see terviklikkus ongi see, et see kõik, mis juba praegu on väga hästi. Et mul ei pea olema kõiki pusletükke selleks, et tunda ennast lõdvestununa, rahulikuna ja niimoodi mõnusalt siin elus. Et võib ka olla nii ja nii on juba väga hästi. Ehk et ma ei aja taga mingisugust unelmat, vaid ma hoopis tegutsen, ma päriselt teen midagi ja ma võtan neid tulemusi ja seda head vastu, mis sealt maailm mulle tagasi peegeldab siis. Ja siia peale mul kuidagi helises see mõte,
et me oleme varasemates episoodides kuskil käinud selles teemas ka, et kuidas siis seda elus, seda tasakaalu ikkagi siis nüüd saada, on ju, et seesama terviklikkuse teema. Et me püüame 24 tundi toppida nagu kõik maailma asjad, eks ju, et kogu see eluratas, millest me siis nagu rääksime, et töö, pere, sõbrad, kaaslane, lapsed, sport, hobid, kõik see muu. Magamine nõrkadele. et kõik seda püüame nagu teha 24 tunni jooksul, aga et äkki zoomiks välja, vaataks nüüd nagu nädalat. Või vaataks 2 nädalat. Või vaataks äkki tervet kuud. Et ja äkki kõik asjad ei pea iga päev mahtuma nagu sellesse päevakavasse ära. Et äkki on seal see tasakaal, et me lähme nagu liiga detaili, me lähme liiga kitsaks ja siis me tegelikult kaotame selle terviklikkuse, sest terviklikkus ei ole üks päev. Just. Terviklikkus on mingi pikem episood, on ju. Ja kui me lähme nagu seda kõike täiuslikuks tegema, siis me hakkame üle optimeerima, täpselt nagu alguses rääkisime, siis me püüame selle ühe päeva siis kõik need asjad ära teha. Ideaalselt magada, ideaalselt lapsi kasvatada, ideaalselt kultuursed olla, ideaalselt mehed ja naised olla ja nii edasi. Et siis me lähme hulluks, sellepärast, et me topime liiga palju sinna ühte ja me arvame, et see on võimalik. Ja ma tooks ühe eristuse veel välja, et kui me elame selles täiuslikkuse unelmas, siis me toimetame siin maailmas jõuga. Ja mida see jõuga toimetamine tähendab see, et me kulutame hästi palju eluenergiat selleks, et lihtsalt siin maailmas midagi tehtud saada. Sest meil on kogu aeg tunne, et teised on meie vastu, me oleme iseenda vastu, maailm on meie vastu ja kogu aeg on vaja kuidagi sellisest justkui paksust massist ennast läbi suruda. Sest kõik on justkui halvasti kogu aeg. Ja selle täiuslikkust ikka ei ole veel tulnud. Nüüd, kui me lähtume terviklikkusest, siis me toimetame siin maailmas väega. See on hästi ilus ja vägev eestikeelne sõna. Ja väega toimetamine tähendabki seda, et selline suurem pilt, mis meie sees on, kuidas me tahaksime, kuhu me tahaksime jõuda, see tõukab meid tagant. Ehk et me ei suru ennast asjadest läbi, vaid me nii-öelda kandume selle positiivse vooga edasi. Ja me tunneme ennast selle juures hästi, isegi kui on palju teha ja kõike on justkui nagu, tundub nagu füüsiliselt palju. Ja neid tegevusi tundub justkui palju olevat, aga me ei tunne, et seal oleks palju, sellepärast, et me teeme seda suure rõõmuga, me võtame vastu selle hea, mis sellega kõik kaasneb ja meil on hea olla selle käigus. Nii et meil on siis jõud ja meil on vägi. Sest nagu me füüsikast teame, igal jõul on vastu jõud. Nii et nii kui me suruma hakkame, surutakse vastu. Aga kui me väega liigume, siis ei ole mingit surumist, meid hoopis kantakse edasi. No aga kuidas seda ikkagi nüüd päris elus teha? Et see kõik kõlas nagu nii ilusti, on ju? Muidugi. Aga et see kõlab ikkagi veits nagu Harry Potter, on ju? Jah, aga õnneks on olemas need viisid, kuidas siis ise selleks Harry Potteriks hakata. Ja selle alus, nagu ma arvan, et me oleme korduvalt nendes saadetes ju rääkinud, on ju eneseteadlikkus. Et õppida ennast tundma nende erinevate kantide pealt. Just kui nagu nende kantide pealt, mis meile endale meeldivad, mida me tahame enda puhul näha, ja siis nende külgede pealt, mis meile tundub, et no seda ma küll ei tahaks kellegi teise näidata ja eriti ka endale. Aga enne, kui sa ütled, mis see on, siis ma pean lihtsalt jagama, et tegelikult see, mis me nüüd nagu jagame, see on tegelikult, ma arvan, et üks kõige olulisem asi, mille peale me oleme siis kuidagi nagu tulnud. Me olime kõnes, mina olin õunapuu all, noppisin õunu ja siis me Karliga mõtisklesime selle üle, et kuhu need kliendid siis nagu ikkagi kinni jäävad ja miks nad jäävad ja miks siis tekib see tegutsemise paralüüs, et ma tean, aga ma ei tee, et kust see ikkagi tuleb. Ja siis meil läksid kõik need klotsid ühel hetkel kokku. Tahad sa jagada, kuidas nad täpselt kokku läksid? Kui sa mõtled seda, et see eneseteadlikkus on selline 2 teraga mõõk, absoluutselt. Siis ma lasen siit edasi. Eneseteadlikkus kui 2 teraga mõõk või märkamise tupiktee, mis ma enda jaoks panin. Ehk et, kuigi ma ütlesin seda, et selline eneseteadlikkus on kõige alus, siis see eneseteadlikkus on just selles mõttes 2 teraga mõõk. Et see esimene tasand on alati see, nii kui sa hakkad oma elus märkama neid asju, näiteks ütleme tänase saate jooksul sa oled kuulanud ja paned tähele, et ahaa, minul on sellised perfektsionismi ilmingud. Ja siis sa paned selle sildi külge, see on nüüd küll halvasti. Ja siis... Vot olengi siuke tobe, eks ole. Ja siis, kui saade on läbi saanud,
siis sa hakkad aina enam märkama järjest neid detaile enda elus, iseenda puhul ja teiste inimeste puhul. Appi, ma olen ikka nii perfektsionistlik, minuga on midagi lahti, mul on midagi viga. Ja vaat see süütunne, mida sa selle sildistamise pealt üles krutid, see on tegelikult tupiktee, sest see eneseteadlikkus ei aita sind edasi, vaid sa jääd kinni sinna esimesele eneseteadlikkuse nii-öelda märkamise tasandile. Ja sul ongi nagu see tunne, et okei, ma näen kõike selle jama, aga see tundubki olevat siis nagu kõik, et rohkem ei olegi nagu justkui midagi peale hakata. Ja siis võibki tunduda, et aga mis mul kõigest sellest teadlikkuse tõstmisest siis kasu on, märkan ainult üha rohkem jama igal pool ja istungi oma jama sees. Ja ehk siis, et kuidagi oleks siin hästi selge. Jah, märkamine on esimene kõige olulisem samm oma enesearengu tee peal, aga see ei tähenda, et sinna peaks nüüd väga kauaks kinni jääma. Ja ma just tahtsin lisada, et kui kaua mina näiteks jäin kinni, see oli peaaegu 10 aastat, kui ma olin selle koha peal, et ma olin toimetanud endaga, käinud mingites gruppides ja nii edasi, ja ma märkasin tohutu palju enda puhul ja teiste puhul. Ja siis mul justkui oligi nagu see tunne, et ongi nagu kõik, aga tegelikult elu tundus päris kehv nagu. Pidevalt olin stressis, ajasin perfektsionistlikke unelmaid taga ja nii edasi. Ja nüüd, kui ma tagasi vaatan, ma saingi aru, et ma olin selles märkamise tasandil lõksus. Jah, et ma ei osanud sealt nagu edasi minna. Sest märkamise tasandilt tuleks liikuda edasi siis tegutsemise tasandile. Ja kuule, kui palju me oleme tegelikult selliseid inimesi kohanud. N+1. Ongi see, et ma tean, aga ma ei tee. Ma juba ju märkan asju. Aga et ma ju nagu tegutsen. Või et see on ka mingi selline nagu vale tegutsemine. Vahepeal viskab nagu sisse, et ma siin ju olen juba 1,2 nagu kuulanud või olen 1,2 lugenud. Aga saad aru, et see ei ole päris see tegutsemine. Et mis see tegutsemine siis ikkagi on ja kuidas seda tegutsemist teha? Jah, et see ongi nagu see, et nagu Maria mainis, et kui sa jääd ainult podcast'e kuulama, kui sa jääd ainult enesearengu raamatuid lugema, kui sa jääd ainult tasuta koolitustel käima, siis tegelikult sa hoiad ennast selle märkamises kinni. Sellepärast, et sealt ei tule selle sammu edasi. Ja see samm edasi ongi ikkagi see, et sa pead ületama endas selle julguse abil, vaat selle piiri, kus sa tunned, et nüüd läheb ebamugavaks. Et seni kaua, kuni sa päris ebamugavust ei ületa ja ei lähe sinna, ei luba endal minna sinna ebamugavusse, siis ei hakka toimuma seda sügavamat arengut. Mitte mingil juhul ei hakka. Siis sa lihtsalt pendeldad selles enese süüdistamise ja märkamise sellises tsüklis. Ja nii ongi nagu see, et see perfektsionistlik unelm nagu taas toidab ise ennast seal. Ja. Et ainult see, kui sa päriselt astud selle sammu edasi selles osas, et sa võtad vastu selle, et olgu, ma tahan nagu lõpuni selle teema enda jaoks ära lahendada, mis iganes see teema sinu jaoks on. Kas see on kriis paari suhtes, kas see on laste kasvatamisel, kas see on raha teenimisega seotud, vahet ei ole. Et sa võtad enda selle taotluse, ma lahendan selle asja oma elus ära. Nui 4, ma teen selle ära. Ja ma võtan kõik selle vastu, mis selle teekond mulle nii-öelda siis toob. Kõik selle ebamugavuse ja kõik selle ägeduse. Ja, sest tihti on ju see, et miks see ebamugavus tekib või et et üleüldse, et olgu, ma olen siis valmis selle ebamugavuse vastu võtma, aga mis see täpselt tähendab või kuidas ma selle ebamugavuse nagu siis nüüd üles leian, on ju. Et tegelikult on see ikkagi see, et kui sa tahad, et midagi oleks teisiti su elus, siis sa pead olema valmis millestki loobuma. Vahel on nii, et sa pead enne nagu terve riiuli pildlikult nagu tühjaks viskama, et aru saada, mis see oli, millest ma pidin loobuma ja siis hakkad neid asju sinna tagasi panema. Et kui ma olen toonud seda riiuli ja vaasi metafoori, see on vahel mõnele olnud kõnekas, ma võin seda jagada ka, et minu see metafoorne pilt on siis sellest, et sinu sisemine maailm on nagu su riiul, kuhu sa tahad osta uue vaasi. Nüüd, aga sul on seal igast muid nipsasjakesi ja raamatuid ja CD-plaate ja vinüüle ja kõike seal nagu juba ees ja tegelikult see uus vaas ei mahu sinna. Ja sa pead millestki loobuma selleks, et sellele vaasile ruumi teha. Ja siis sa kogu aeg tead, et see vaas on seal nagu kuskil olemas ja see on see teadlikkuse tasand, et ei ja seisad see vaas käes seal, ma ju märkan, eks ju, aga näed, ei päriselt midagi tee ka, ei nagu installeeri seda sinna riiulisse. Ja
ja see on nagu see valus koht, sest sa tegelikult ei taha millestki nagu loobuda. Ja minu meelest kõige olulisem küsimus, mis tihti jäetakse nagu nende muutuste loomise protsessis küsimata, on see, millest sa oled valmis loobuma. Kas sa üldse oled valmis millestki loobuma? Ja et kas sa oled valmis seda muutust tegema ka siis, kui see toob kaasa valusad loobumised? Ehk et, no piltlikult, eks ju, oled otsustanud, et olgu, selle vaasi vahetan tolle vaasi vastu, tundub nagu lihtne ja tehtav. Natuke on kurb, aga põhimõtteliselt saab nagu tehtud, aga võtta siis ongi. Vahel on see, et kui sa teed nagu nii suure pöörde, et oletame, see on mingisuguse sellise kujuga asi, mida sa tegelikult ei tea, millisele riiuli ta mahub. Sa pead korra isegi võib-olla kallama selle riiuli täiesti tühjaks. Mõni asi läheb katki, mõnda saab parandada, mõni kaob ära selle protsessi käigus ja mõne paned tagasi. Ja umbes nii see töö nagu käib. Et kui sa mõtled oma sisemise riiuli peale ja mingite vajalike muutuste peale, siis korra võid lasta nagu silme eest läbi. Kas sa oled valmis kõikidest nendest senise elu Fabergédest nagu loobuma? Ja mul vahepeal lihtsalt tuli see näide, mis mul on aja jooksul erinevate klientidega olnud, kus see kuidagi sellises hästi praktilisel tasandil see manifesteerub. Ongi näiteks sellise suurema karjääripöörde puhul. Kas ma olen valmis lahti laskma sellest senisest eluviisist, mis mul on olnud näiteks selle töökohaga, kus ma olen 10 aastat töötanud, ma olen väga tubli spetsialist või siis mingi suurepärane ülemus ja nüüd ma tahan hoopis teistsugust asja teha. Kas ma olen valmis loobuma kõigest sellest, mis mul siiamaani on nagu üles ehitatud? Ja mul on justkui tunne, et ma ei tea, mis tuleb. Et ma ei tea, mis tuleb. Et kas ma olen valmis võtma selle vastutuse selle eest, et ma lähen lihtsalt sinna tundmatusse ja siis valin selle tee hoopis. Piltlikult öeldes sellel hetkel ongi sul kuidagi võib-olla nagu kinni silmi on sulle kätte sattunud mingisugune objekt, mida sa ei saa päris täpselt aru, kui suur ta on, mis kujuga ta, mis värvi ta on, kuhu ta seal riiulis mahutub. Ja siis sa nagu mõtled, et kas see risk on nagu seda väärt. Et ma isegi ei tea, millest ma loobuma pean, ma isegi ei tea, millise riiuli see pagana asi mahub, aga et kas ma olen valmis nagu milleks iganes sisuliselt. Ja kui korraks selle töönäidet edasi tuua, siis vahest see võibki tähendada seda, et kui sul on väga edukas karjäär olnud, sa peadki mingiks ajaks loobuma näiteks väga heast palgast ja sa pead ennast otsast peale üles ehitama. Et see on igal juhul alati mingisugune loobumine sellega seotud. Ja see on see, mis on oluline koht. Et alates sellest hetkest, kui sa oled valmis lahti laskma, siis sa saad edasi liikuda. Ja siis sa saad liikuda tegelikult selle suurema vabaduse poole. Just. Kus tekib see terviklikkuse kogemus elust versus see täiuslikkuse tagaajamine. Aga meil on 3 sellist olulist asja, mida tahaks välja tuua, mis siis seal tegutsemise tasandil võiks siis toetada mõtteviisina, on ju? Just. Ja esimene neist on kindlasti vana hea asi, mida me rääkisime ka kindlasti 15. osas, ja see on enesekaastunne. Ja mida see enesekaastunne nagu praktilisel tasandil tähendab seda, on, et see on enda aktsepteerimine ja enda vastuvõtmine ja endale selgeks tegemine, et mida mina päriselt siin elus tahan, mida ma väärtustan, kuidas ma tahan üldse elada. Ja enese vastuvõtmine just nagu kogu selles täiuses, milline ma olen, nii selle hea kui ka halvaga, et ka need pooled endast siis nähtavaks teha ja neid leebusega vaadata, mis mulle enda puhul ei pruugi meeldida. On ta siis välimuses või sisemuses. Ja see viib mõnusasti milleni, see viib siis terviklikkuseni, millest juba oli juttu. Ehk et kuidas oma identiteedile ikkagi mõnusat juured alla ajada, kuidas olla kindel ilma teisteta, ilma et ma peaks ennast endaga võrdlema või teistega võrdlema või teistele mingisuguseid jaburaid unistusi peale suruma. Et kuidas olla mina ise, kuidas on see minu moodi elu? Jah, et sa võidki enda käest küsida seal teisel pool, et mis moodi nagu mina tahan teha, et üks puha, mis valikud sul elus ka ei oleks, on need sul pereelus või tööelus, küsi alati endalt see küsimus, aga kuidas mina tahan selle praegu teha? Ja vaata, kas sa julged selle vastata. Sest see võib üllatada sind, et sa ei pruugi julgeda. Sul on nagu see, et aga mu ülemus äkki ütleb, et ta ei taha, et ma nii teeks. Ja. Või et mis mu ema ütleb või mis mu isa ütleb, mis siis, et võib-olla neid ammu juba ei ole enam meie seaski, aga kuskil kuklas käib nagu see heakskiidu otsimine. Just, et hästi oluline ongi see, kui me räägime taaskord psühholoogia keeles, selle
ego tasandi ja selline ego tugevdamine ehk selle mina tunnetuse tugevdamine ja tsementeerimine just sellega, et ma saan teadlikkuse endast ja võtan ennast sellise hea soovlikkuse ja leplikkusega vastu. Et ma lõpetan ära selle kritiseerimise ja selles unelmas elamise, et kõik saab olla täiuslik. Ja sellest tuleb julgus ja sellest tuleb tribal leadershipi 4. tasand, kuidas teha koostööd teistega lõpuks siis, kui sa oled iseendana piisavalt saanud julgeks, teadlikuks ja oma identiteedi nagu mõnusalt terviklikuks ehitada. Aga siis kuldne kesktee. Jaa, aga tead, ma nägin lihtsalt märkmetest üks hästi oluline lause ja ütlemata, et kui mul on oma identiteet selge, siis ma olen kindel ka ilma teisteta. Ehk et ma olen iseendana kindel, mul ei ole vaja toetuda teiste heaks kiidule arvamusele. Aga mis sa sellest arvad? Ma tegin niimoodi. Äkki sa ikka ütleksid, et ma olen jube tubli. Sul ei ole vaja seda enam. Nii, kui me enne rääkisime perfektsionismi puhul sellest valiku halvatusest ja tardumisest, et ma ei oskagi kuskilt alustada, ma ei tahagi kuskilt alustada, sellepärast, et kui ma seda tegema hakkan, siis niikuinii ei tule täiuslik välja. Siis tegelikult see lahendus on kuldne kesktee. Ja see tähendabki seda, et midagi peab ikka valima. Et lihtsalt vali midagi, mis sulle selles hetkes tundub selline piisavalt hea valik. Ja hakka lihtsalt minema. Just. Ja leppi sellega, et võib-olla ideaalselt ei ole, aga et mis on selline kuidagi selles hetkes optimaalne. Just. Sest alati on see, et kui sa hakkad seda teed mööda minema, siis sa hakkad alles nägema, mis sellest kõik välja kuurub. Samamoodi nagu podcasti alustamisega. Me kuid siin teoretiseerimisime selle üle, et kuidas me peaks seda tegema ja kas me peaks tegema ja miks me peaks tegema. Aga lõpuks, kui me sellega pihta hakkasime, siis alles hakkas see teekond avanema, et kuidas me üldse päriselt seda teha tahame ja kuidas on üldse see autentse eneseväljenduse otsingud ja nii edasi, et ühesõnaga see teekond rullub lahti järjest. See on nagu värskel lumel kõndimine, et sa teed esimesi jälgi sinna ja kellegi teisi jälgi seal veel ees ei ole. Ja kui sa tagasi vaatad, siis sa alles saad aru, et ahaa, ma olen seda radapidi tulnud. Ja siis muidugi boonustrack, tänulikkus. Just. Tundub banaalne, tundub nagu ära leierdatud, tundub mingi veits ja täidan päevikut, aga mis siis? Jah, sest tänulikkus tegelikult töötab ja see töötab suurepäraselt, kui sa päriselt praktiseerid seda. Ja just nagu sellisel tasandil, et sa võtad aega oma päevas, kas või mõne minuti ja seod selle sellise kehalise tunnetamisega, et sa päriselt lubad endasse tänulikkuse selle eest, mis su elus juba on, kuhu kohta sa juba jõudnud oled, kellega sa suhtled, kui head su suhted juba praegu on ja ükspuha, kui väike see asi ka ei oleks. Oluline on see lihtsalt lubada enda sisse. Ja üks harjutus, mida ma olen klientidega teinud ja mida ma ise ka teen, kui ma seda tänulikkuse praktikat teen, on see, et sa võid kujutada oma keha sellise anumana. Ja kui sa mõtled mingi asja peale, mis osas sa siis soovid tänulik olla või selle tänulikkust tunda siis õigemini, et siis ongi nagu see, et kuna see algab nagu mõttest, siis see peaks liikuma see peast niimoodi järjest allapoole ja vaata, kui kaugele see tunne sinu sees suudab liikuda. Kas ta liigub siia rindkeresse ja südamepiirkonda, kus sul tekib siuke soe avardunud tunne ja mõnus? Kas ta liigub sinna kõhtu edasi, kus tekib ka selline avardumine ja laienemine ja kas see liigub lõpuks jalgadesse? Et su keha ongi selle tänulikkusega täidetud. Et ma olen näinud oma klientide puhul just seda, et kui seal meie teekonna alguses on nagu niimoodi, et see siit kaelast kaugemale ei jõua, siis lõpuks on ikkagi nii, et see vähemasti sinna südamesse jõuab. Sellepärast, et see ikkagi näitab seda, et ma suudan seda ikka suuremas osas juba vastu võtta. Sest süda on ikkagi emotsioonide kodu. Ja mida sügavamale su kehas jõuab, seda rohkem see tähendab seda, et sa nii-öelda kehastadki seda tänulikkust ja seda olekut. Jah, et see peab olema nagu tuntav. See tänulikkus ei ole lihtsalt mingisugune ratsionaalne mõte su peas. Ma olen tänulik selle eest, et mul on, ma ei tea, sellised lapsed või selline auto. Vaid, et see on päriselt tunne sinu kehas. Et see peab olema tuntav. Ja sellega ongi ilus lõpetada. Jaa, et me olemegi jõudnud lõppu ja ma loodan, et kui sa tundsid seal teisel pool ennast ära, siis see ei ole nüüd see koht, kus hakkad ennast materdama ja teisi materdama, et maailm on ebatäiuslik ja sina oled ebatäiuslik, vaid on võimalik liikuda samm edasi just terviklikkuse poole
ja hakata ennast siis niimoodi väikeste sammude haaval ja päriselt midagi ära tehes vastu võtma, et elu muutuks järjest mõnusamaks ja paremaks. Aitäh kuulamast! Ja järgmiste kohtumisteni!